stomping to the beat. He's been dancing in the street. He's dressed so fine, got lots of loot. We like to call him Mr. Zoot Suit. He drives a great big car, smokes a big cigar, looks like a king and he acts like a star. When we see him drive by, he goes toot toot. We all shout, hey, Mr. Zoot Suit. He's got purple suspenders and a yellow tie. Come on, boys, I tell you no lie. He's got all those hats, funky spats. He is the hippest cat. No, no, he can't be beat wherever he goes. He turns up the heat, so when you see him drive by with that big sorrow, don't forget to shout, hey, Mr. Zoot Suit. Noh, räägi nüüd ka midagi. Tartu maraton on nüüd käes ja täna laupäev. Võtsime siin numbrid ära. Seal sees käib hull möll ja värk ja ilm on praegu hea ja vaatame. Tunne on ka hea ja... Mina pakun, et sa katkestad. Mina ei katkesta, ma ikka plaanin lõpuni seda. Vaatame kõik. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. No? Tartu maraton on käes, finišis näeme. Päris külm on. 29, aga tänavu juba Iiserska 9, number 13. Ja see oli 3 aastat tagasi, kui ta veel Jürgen Mess oli ohjata maailmakarika klassika sprindis. Külm ei ole või? 3 maailmakarika tahab sprindis võita. Nüüd sõidab siin peesust. No kui riik ära. Siin oli käivistatud. Siin saab tegelikult see alumummi huvitav ummi. Nii koomune. No peale järgmist punkti hakkab lada langama. Edasi läheb puhtalt selline Külm ei ole või? 2005 sõitsid ja palule välja jõudsid, mõtlesid, enam edasi. Ei ole nagu ühtegi punkti hetkel, kus võtad selle asemisse ja puhtad rahulikult. Tupli. Kogu aeg tuleb Sellest indeksit tuleb täiesti. Tervist! Tartu maraton on siis selleks korraks läbi, 2 päeva on möödas, lihased on enam-vähem juba taastunud, enam ei käi ringi nagu sant, on täitsa okei juba, täitsa hea enesetunne on ja emotsioonid siis maratoni kohta on niisugused, et kõik oli vinge. Enda süü tõttu kukkusin suusakepil ühe mingi, mis nagu käe külge käib selle rihma natuke katki, kuid see nagu ei seganud, sain ilusti kasutada suusakeppe. Siis 25 kilt enne lõppu hakkas minu selg jubedalt valutama. See on ettevalmistuse süü, et ei saanud korralikult treenida või nii nagu ma plaanisin, nii ei saanud treenida. Ja nüüd ma tean, et selg on mul nõrk ja treenin nüüd kõvasti selga järgmiseks aastaks.